Tere, alustame siis intervjuuga üliõpilasega aine õppimine ja õpetamine kõrgkoolis raames. Mina olen Raimond ja see on minu üliõpilane Erik, kes räägib endast natuke. Jah, tere. Minu nimi on Erich Jagomägis, olen Tartu Ülikooli matemaatika ja informaatika teaduskonna teise aasta magistritudeng ja ma olen Raimondiga koos võtnud selliseid aineid nagu arvutigraafika seminar ja nüüd koos anname selliseid nagu arvutigraafika projekt. Mul on sulle mõningad küsimused ja sa ütlesid, et sa võtsid arvutigraafikat ja arvutigraafika seminari. Kas sa tahad rääkida ka nende ainete tulemustest, kuidas sul läks nendes ainetes? Seminar sai arvestatud, seal nagu hinnetes väga suurt nagu gradienti ei olnud, aga arvutigraafika aine ma sain B, kui ma õieti mäletan. Nii ta oli. Okei, aga lähme siis küsimuste juurde ja esimene küsimus on, et millist õppemeetodit sa tunnis helistad? Seminaris mulle väga meeldis see, et õppejõu ja õpilaste vahel oli nagu väga elav diskussioon kogu semestri vältel nagu igas seminaris. See oli nagu väga-väga hea, et inimesed said oma arvamust avaldada, said oma probleeme väljendada, said oma ideid jagada, et see oli nagu väga hea. Ja arvutigraafika aines mulle väga meeldisid praktikumid, mis olid ka sellised väga interaktiivsed ja õppejõud nagu proovis lahendada probleeme koos tudengitega, mis nagu oli väga hea. Ja projekt iseenesest ka oli väga nagu üks osa sellest ainest oli see projekti tegemine, kus inimesed tegid rühmatöö, siis rühmatöö on nagu minu lemmikosa alati igas aines. Okei. Millised on sinu tegevused lisaks ülikooli õpingutele? Ma töötan infosüsteemide arendajana nii arendaja rollis kui ka kohati projektijuhi rollis. Lisaks mul on terve hulk hobiprojekte, mis on seotud kas arvutimängude arendusega või tegeleme mingisuguste prototüüpteenuste arendusega. Ja kui mingisugust nagu aega veel peale seda kõik üle jääb, siis natuke tegelen ka arvutimängundusega. Töötad siis kuskil firmas? Jah, ma töötan firmas. Okei. Millisel ajal päevast sa tavaliselt õpid? Kõige rohkem ma õpin kas õhtustel aegadel või siis pigem juba ka öösel. Sest tavaliselt päevaaeg kulub ära kas koolis käimisele või siis tööl käimisele. Ja ka juhtub see, et kõik nädalavahetusel ma siis ka õpin nii päeval kui ka õhtul. Okei. Kuidas sa oma aega õppimiseks planeerid? Tavaliselt ma tean juba mõned nädalad ette, et millal mis tähtajad mul on, millal ma pean esitama ja üldjuhul ma üldjoontes tean ka, mida ma tegema pean. Ka näiteks käima koolis ja käima tööl, et mis aegadel see kukub. Ja siis ma tean enam-vähem, mis vaba aeg mul on ja siis iga tähtajale vastavalt ma ka hindan ära, kui palju ma aega sinna kulutan ja jaotan selle oma vaba aja vahel nagu ära. Võib-olla küsiks täiendavalt, et kas sa kasutad ka mingit kalendrit või teed lihtsalt märkmeid või peas mõtled selle välja kõik? Mul on selline nagu päevikulaadne nagu vihik olemas, mis ma alati olen kaasas. Okei. Millised on sinu õpiharjumused, ehk siis kuidas sa õpid? Kõige rohkem ma õpin ülikooli raamatukogus, kus ei ole üldjuhul mitte ühtegi nagu segat faktorit. Ja seal ma teen nagu sellist intensiivselt keskendunud tööd. Aga kui ma õpin kodus, siis ma teen seda sellises väga nagu vabas õhkkonnas. Ehk siis taustal mängin natuke muusikat, teen tihedalt kohvipause, üritan nagu sellist õppimist teha nagu meeldivaks ja segada natukene puhkusega kokku.
Siuke vaba keskkond. Jah. Kuidas lahendad iseseisvaid ülesandeid? Üksinda, rühmas või muud sellist? Iseseisvaid ülesandeid üldjuhul üritan lahendada iseseisvalt. Aga ikka juhtub niimoodi, et jääd kuskil jänni ja tekib mingi probleem. See on väga hea, kui mõnel ainel on olemas foorum, kus saab siis nagu tudengitega nagu probleemi nagu jagada ja võib-olla keegi oskab siis midagi soovitada. Siin jälle võib-olla küsimus juurde, et kas sa näiteks üritad ainetes leida teisi õpilasi, kindlaid õpilasi, kellega koos probleeme lahendada? Jah, otsin, leian ja tihtipeale me saame siis nagu kas läbi sotsiaalmeedia või kuidagi nagu kontakti ja siis nagu üritame kuidagi üksteist suunata. Okei. Kuidas õpitut rakendad? See on nüüd väga hea küsimus. On olemas sellised õpiväljundid, mille nagu rakennust on nagu väga raske nagu otseselt leida. Näiteks kui õpilane saab selgeks mingisuguse osa mingi matemaatikast, siis kohe seda rakendada kuskil nagu väga raske. Aga jällegi on ta kaudselt ikkagi mõjutab nagu kõike ülejäänud tegevust, mis nagu teed ja kuidas sa nagu probleemid üldse lähened. Aga kui on mingi praktilisemad teadmised, mis sa omandad mõnes aines, siis kui on vähegi huvi olemas, siis ma üritan leida mingisuguse hobiprojekti, kus ma saan midagi kasulikku sellega teha. Aga näiteks tööl või olemasolevate projektide juures on ka võimalusi tekkinud? Jaa, on kindlasti. Okei. Miks sa tulid ülikooli? Ohohoo. Arvutitehnika ja arvutiteadus on mulle juba väga väiksest peale nagu huvi pakkunud. Veel nendest aegades, kui me suure vennaga ehitasime puidust arvuteid. Ja see huvi on nagu lapsepõlvest saati olnud. See on nagu üks pool sellest asjast. Teine pool on see, et IT on suhteliselt turvaline töökoht. Meil on ala, kus töötada. Et tööjõud on alati vaja, probleemid on alati, enamjaolt alati huvitavad ja kõik on nagu väga äge. Ja teine osa ja kolmas osa on veel see, et ma olen väiksest peale huvitatud arvutimängude loomisest. Ja üks põhjus, miks ma tulin Tartu Ülikooli, oli see, et just omandada vajalikke teadmisi, et teha ise arvutimänge. Okei. Miks sa seda ainet võtad? Ilmselt siis, miks sa võtsid ainet arvutigraafika ja arvutigraafika seminar? Jah, neid aine ma võtsin sellele eesmärgi, et ma tahtsin teada, kuidas teha arvutimänge, kuidas joonistada pilte nagu arvutiga. Ja ühtlaselt on mul ka huvi ka filminduse kohta, seega ma mõtlesin, kuidas teha eri efekte nagu filmides. Võib-olla hea küsimus oleks juurde küsida, et kas aine täitis ootused? Ta oli väga hea fundament, kus ma saaksin minna nagu otsima mingisugust spetsiifikat enda jaoks, aga fundamendina on ta väga hea. Okei. Milline on sinu arvates inspireeriv õppejõud? Inspireeriv õppejõud on minu jaoks esiteks selline, kes sümpatiseerib tudengitega, kes saab aru, et tudengitel on mingid probleemid ja ta üritab kuidagi aidata neil nende probleemid, nagu lahendada neid probleeme. Ja üritab seda teha nagu, kuidas öelda, nagu meeldivalt või niimoodi kuidagi äratades huvi. Ja teine asi on see, et hea õppejõud või muljetavaldav õppejõud peaks olema korrektne, et ta peaks jälgima, nagu eeldatakse, et õpilased jälgivad nagu kõiki nõudeid ja asju, siis õppejõud peab samuti jälgima kõiki nõudeid ja asju. Et kui õppejõud nagu teeb oma ainet korrektselt ja näeb välja nagu pühendunud, siis ta on ühtlasi ka sinu meelest inspireeriv? Jah.
mida on mõni õppejõud teinud, mis on olnud eriti meeldejääv või mis on sind inspireerinud? Ilmselt siis konkreetseid näiteid või konkreetseid näiteid tegevustest? Üks huvitav näide on selline õppejõud Amir, kes andis mulle sissejuhatust transpordisüsteemidesse, kus me koos õppisime nagu masinnägemist. Ja see, kuidas ta nagu viis praktikume läbi, oli nagu väga selline meeldiv ja interaktiivne nagu protsess. Ja alati, kui ma sinna praktikume läksin, ma alati tundsin, et ma lähen mitte õppima, või ma lähen nagu meeldivalt nagu aega veetma ja saama midagi kasulikku, mingit väljendit. Ja arvutigraafikaines oli väga muljetavaldav see, et õppejõud nagu pani väga palju energiat sisse selleks, et kõikidel tudengitel oleks kõik nagu selge ja kõik oleks arusaadav ja et kõik teaksid, mida nad tegema peavad ja mis nendelt oodatakse. Nagu organisatoorselt ja nagu õpetamise koha pealt oli nagu kõik väga eeskujulik. Okei, ma küsiks tähendavalt, et kuidas Amir siis enda praktikume läbi viis erinevalt võib-olla sul tavalisest praktikumist mõnes teises läinis? See on natuke raske kirjeldada, see on selline õhkkonna küsimus, et see õhkkond oli seal nagu hästi selline mõnus, et ta alati viskas nalja ja üritas seletada lahti nagu miks ühte või teist mingisugust lahendust või algoritmi on vaja õppida, toob mingi praktilise näite, räägib sellest, kuidas asjad käivad nagu reaalsuses ja mis praktikaid tänapäeval kasutatakse, see nagu ja seda kõike teeb nagu sellise hästi sõbraliku nagu tooniga, mis on väga hea. Okei. Mis teeb õppimise sinu jaoks huvitavaks? Kõige huvitavam asi õppimise juures on see, et kui sul on tunne, et sa oled saavutanud midagi, et sul on mingi saavutustunne olemas ja et sa tunned, et sa oled midagi kas või just nagu leiutanud või enda jaoks. Ja samuti, kui sa näed, et mingisugune mingisugust õpiväljundit sa saad kasutada kuskil ära, on see kas tööl või sul tekib mingi uus idee, et tahaks teha midagi uut ja ägedat. Et see on, jah. Okei. Kuidas soovid tagasisidet saada? Kõige rohkem tahaks tagasisidet saada otse õppejõult. On see kas nüüd meilitsi või verbaalselt, et see enam niivõrd palju tähtis ei olegi, aga õppejõud võiks nagu anda rohkem tagasisidet. Et personaalne tagasiside on siis mil moel ja mille kohta tahad ise õppejõule tagasisidet anda? Täpselt sama kanalit pidi, et kas verbaalselt või läbi meili. Näiteks meil oli selline aine nagu välearendusmetoodika ja õppejõud kutsus mind ja minu kogu rühmatöödes aine ja kutsus meid kõiki nagu enda kabinetti ja küsis konkreetselt igaühe käest, et mis ta saaks paremini teha. See oli minu jaoks nagu väga muljetavaldav. Kas selline nagu tagasiside viis, et meilitsi või siis verbaalselt selline viis pakub võimalust ka õppejõul endal nagu vastata sinu tagasisidele, erinevalt näiteks õisi tagasisidest, kus sa annad hinnangu ära, kirjutad sinna oma mõtted, aga õppejõud ei saa neid kommenteerida või ei teki nagu seda arutelu momenti ka. Kas selline moment on sinu jaoks oluline? Selles kahepoolne suhtlus? On küll, sest on küll tähtis. Okei, on küll. See oli kas küsimus, kas vastus või ei vastus.
Mida teeksid selles aines teisiti? Ja siis see aine on jällegi arvutigraafika ja arvutigraafika seminar näiteks. Mina isiklikult oleksin pannud natuke rohkem rõhku projekti poolele sellest ainest. See, et inimesed saavad nagu koos millegi kallal nagu nokitseda mingi ühise eesmärgi nimel. Et see on nagu, minu isiklik lihtsalt nagu see, ma olen isiklik sümpaatia asja vastu. Aga kui mõelda nagu objektiivselt, siis tegelikult minu jaoks on see aine nagu väga hästi tasakaalustatud nii loengute praktika kui ka rühmatööde nagu näha. Okei. Võib-olla küsiks lisaks, et sinu meelest oleks rõhk projektile nagu hea. Kas sulle tunduks, et ka teiste õpilaste jaoks võiks see olla vastuvõetav? No võt, see ongi nagu ma just mainisin, et see on minu isiklik arvamus oli selline, aga objektiivsuse nagu vaatevinksilt nagu arvestades kõikide huve, siis ma ütlen, et ma pigem seda ei teeks. Okei. Mis on sind aidanud õppimisel? Materjal. Õppejõud. Kõige üks tähtsaid momente õppimise juures on see, et sa tead, et kui sa sa tunned, et sa tead, et kui sa jääd jänni, siis sa saad kellegi poole pöörduda ja sa saad mingisugust suunamist. Et see on väga tähtis, see hoiab nagu stressi madalal ja see kuidagi aitab ära hoida läbipõlemist. Okei. Mis kaotab õpimotivatsiooni ära? Just nagu enne sa mainitud, et kui sa tõesti jääd mingi probleemi juures jänni või sa ei teagi, kuidas mingile probleemile läheneda ja sa lihtsalt tahad edasi teha, aga sa ei oska, ei saa edasi teha, siis see on väga masendav nagu tunne. Ükskõik kellele. Okei, ja siis nii-öelda tugi õppejõudude või materjalipoolne aitab nagu sellest üle olla? Jah, see kindlasti leevendab seda. Okei. Aga see oli viimane küsimus. Aitäh!